Eesti Energia, see on 75 aastat ajalugu. Ajalugu täis uusi väljakutseid, julgust proovida, ambitsiooni areneda. Ajalugu, mida on kujundanud kümned tuhanded inimesed. Eesti Energia sündis 1939. aastal elektrifirmana. Sellisena vajas meid tolleaegne Eesti. Kohaliku elektrifirmana tegutsesime väga pikki aastaid. Ehitasime välja elektrivõrgu, ehitasime elektrijaamad, viisime elektri Eesti kodudesse. Elektriäri on üle elanud mitmeid huvitavaid aegu ja muutusi. Peale teist maailmasõda valitses Eestis energiadefitsiit. Tarbimise piiramiseks oli kodus kasutatavate elektripirnide arv kindlaks määratud. Iga päev teatati raadiost elektritarbimise piiramise režiime ning elektripliidi kasutamiseks oli vaja eriluba. Sellised piirangud on ammu minevik ja elektrit saab osta vabaturult. Me oleme avatud turul edukad ning Eesti Energia turuosa on Eestis 70% ja Baltikumis 30%. Samas kasvavad pidevalt ka ootused elektrimüüjale ja võrgu kvaliteedile. Põlevkivitööstus on isegi vanem kui Eesti Energia. Põlevkivi kaevanduste algusaastail 1920-ndatel kasutati kirkasid, labidaid, vasaraid ja kiile. Põlevkivi murti lahti käsitsi. Päeva jooksul jõudis üks töötaja kaevandada keskmiselt 2 tonni põlevkivi. Nüüdseks on meil appi tulnud masinad, aga kaevuri roll põlevkivi maalt väljatoomisel on jätkuvalt oluline. Põlevkivi kogused on kordades kasvanud ning ühe kaevuri kohta kaevandame mitte enam 2, vaid 24 tonni põlevkivi päevas. Põlevkivitööstuse kuulsusrikas ajalugu algaski õlitootmisega. Veel enne Eesti Energia sündi toodeti Eesti Vabariigis põlevkivilist vedelkütuseid. Alles peale teist maailmasõda liikus põlevkivitööstuse tähelepanu elektrienergiale. Eesti Energia hakkas põlevkivist elektrit tootma 1949. aastal valminud Kohtla-Järve elektrijaamas, millele järgnes 3 aasta pärast teine, Ahtme elektrijaam. Tõeline suurtootmine algas Balti elektrijaama käivitamisega 1959. aastal. 10 aastat hiljem lisandus veelgi võimsam jaam, Eesti elektrijaam. Peaaegu kogu kaevandatud põlevkivi läks toona elektrienergia tootmiseks. Õli tootmine sai Eesti Energias alguse 1980. aastal, mil Eesti elektrijaama juurde rajati eksperimendina õlitehas. Seadet ei suudetud aga tööle saada ja õli tootmine jäi pikaks ajaks tähelepanuta kõrvaltegevuseks. Algusaastail tootis tehas vaid 1400 tonni õli ehk 0,5% projektvõimsusest ja töökindlus oli vaid 0,7%. Õlitehast ähvardas isegi vanarauaks saatmine. Õnneks seda ei tehtud. Koos nafta turuhinna tõusuga suurenes meie huvi õlitootmise vastu ning meie enda insenerid leidsid lahenduse, kuidas tehas hästi tööle saada. Tänapäeval toodame aastas ligi 215 000 tonni põlevkiviõli, mis on 96% projektvõimsusest, töökindlus on 83%. Nüüd on põlevkivienergeetika põhiküsimuseks, kuidas saada põlevkivist rohkem energiat kätte. Põlevkivile saab anda suurima väärtuse, kui toodame sellest õli ja elektrit koos. Võtame põlevkivist kõigepealt välja õli, järele jäänud poolkoksist jõutmisel tekkinud põlevkivigaasist toodame aga elektrienergiat. Nii ei ole õli ja elekter enam konkurendid. Rohkem õli tähendab ka rohkem elektrit. Esimese sammu selles suunas oleme vastunud, ehitades uue õlitehase. Tulevik toob veel palju uusi õlitehaseid. Põlevkivitööstuse arengu võtmesuunaks on tehnoloogiate arendamine ja uute energiaallikate kasutusele võtmine. Täna uutele tehnoloogiatele oleme keskkonnamõjusid mitmeid kordi vähendanud, samas kaevandamise ja tootmismahte vähendamata. Selle tulemusena on põlevkivitööstus puhtam kui eales varem. Uute tehnoloogiate mõju õhuheitmetele võib näha kasva elektrijaamade korstnatest tõusva suitsu värvusest. Lisaks puhtamale tootmisele oleme ka üks Eesti suurimaid metsaistutajaid. Näiteks ainuüksi 2013. aastal lõplikult suletud Aidu karjääri oleme 40 aastaga istutanud 4 miljonit puud. See on 3 puud iga Eesti elaniku kohta. Aidu karjäär on teenäitajaks kaevandatud aladele
uue elu andmisel. Hiljuti avatud Sõudekanal annab sellele piirkonnale uue väärtuse. Põlevkivi roll energeetikas on läbi aja muutunud. Muutunud on ka Eesti Energia roll ja nägu. Kohalikust elektrimonopolist on saanud vabas konkurentsis tegutsev põlevkivienergia ettevõtte. Eesti Energia lugu on kujundanud inimesed, 10 000 inimesed, kes on Eesti Energiale 75 aasta jooksul oma jälje jätnud. Ilusat juubeliaastat!